Soome politsei avaldas video, kuidas peeti kinni kaubalaev Fitburg, mida kahtlustatakse aasta viimasel päeval Eesti-Soome vaheliste andmesidekaablite lõhkumises. Katkestuse ajal viibis kaablite kohal Fitburg, mis seejärel sisenes Soome majandusvööndisse, kus laev ka kinni peeti ja kriminaalmenetlus algatati. Laev ei olnud enne seda võimude jälgimise all, kuna teda ei peeta Vene varilaevastiku osaks. Arvestades tihedat laevaliiklust Läänemerel, siis ei ole mõeldav, et igat üksikut laeva me suudame kontrollida ja ilmselgelt see ei ole ka otstarbekas. Ei selle ressursi kasutamise raames, mis sinna alla tuleks panna, et see võimekus saavutada, ega ka selles mõttes, et kõik Läänemerel liikuvad laevad ei ole ju osa varilaevastikust. Soome politsei kinnitab, et laeval on rakendatud uurimiseks vajalikke meetmeid, kuid nende sisu ei avalikustata. Huvitav aspektina on Fitburgi omanike esindaja sama advokaat, kes esindas varem ka teise kaablijuhtumiga seostatud laeva IGLS omanikfirmat. Eile teatati Läänemeres Liepaja lähedal valguskaabli purunemisest. Kahtluse alla langes laev, mis kõigepealt liikus mitteaktiivse kaabli kohal, seejärel aga suundus nüüdseks kahjustatud kaabli kohale. Politsei läks Liepajast laeva pardale, leides, et laev ei lõhkunud kaablit. Apskati gan kuģim, gan ankuram, dokumentācijas pārbaudi kuģa ierakstus kuģa žurnālos, kā arī apkalpes nopratināšanu attiecībā par saistību ar iespējamo šo te bojājumu. Tātad no šo te kopumā, savāktās informācijas kopumā, bija saprotams, ka šis kuģis nav iesaistīts un nav šim kuģim saistība ar šī bojājuma izdarīšanu. Kuidas kaabel kahjustatud on, pole veel teada ning kaabli omanikul toodetakse alles infot kahjustuse laadi, täpse asukoha ja materiaalse kahju ulatuse kohta. Bet tajā laikā tā kabeļa domā bija arī citi kuģi? Kuģu atrašanās, teiksim, akvatorijā tika izanalizēta, un šeit ir jāņem vērā arī, kad šajā laikā, kad kabeļā, teiksim, signāls pazuda, bija ļoti slikti laika apstākļi tādā rajonā. Jā. Tikai iespējams sliktā laika apstākļi arī varētu? To arī nevar izslēgt, tādēļ ļoti svarīgi mums ir saprast kabeļa bojājuma veidu un specifiku. Arvestades viimase nädala kaablite kahjustusi, ka mujal on siiski oluline küsida, kuivõrd on Eesti merevägi võimeline kontrollima laevu, mis võivad olla midagi halba korda saatnud. On plaanis soetada uus multifunktsionaalne laev mereväele ja lisaks sellele siis parandatakse siin erinevaid juhtimissüsteeme, seirevõimekust, aga moderniseeritakse ka olemasolevaid laevu. Aga lisaks sellele hangitakse 2 avamere võimekusega laeva pluss 2 ranniku lähedastes vetes opereerimisvõimekusega laeva. Aasta viimastel päevadel sai viga kokku 4 Eestit välisriikidega ühendavat sidekaablit ning 1 kaabel Hiiumaa ja Mandri vahel. Välistatud ei ole, et vähemalt mõne kahjustuse taga on rasked ilmaolud.